Tere! Lugupeetud Ankrusajas saate vaatajad, olete te siis kusagil ulude sunnil jahmine tea maa peal alles kõndimas, kes on juba laeva peale läinud, on see siis suurem või väiksem, siis teie üle loomulikult hea meel. Selja taga seisab siin üks tore maja, kus on Eesti Merekooli Tartu filiaal kirjas ja siit koolist on ju tegelikult tulnud üksjagu, ehk siis võib ütelda ka selline peamine osa ehk nendest meestest ja naistest, kes sisevetel juhivad suuremaid ja väiksemaid aluseid, on näiteks saanud kas või ka motoristi või vanemmadruse eriala endale siit paberi kätte, oskused samamoodi. Milleks aga praegu siin kooli ees seisame tavaliselt ikka siis, kui näiteks kooli avatakse või ka teinekord, kui kooli suletakse. Ka see teema on praegu siis päevakorral. Ja suurtes ministeeriumites sellised mõtted peas on liikunud. Ei ole käinud see võib-olla ehk kõige ilusamat rada pidi. Üleval teisel korrusel on praegu just mõni nädal tagasi Tallinnast motoristi eksamilt tulnud nooremad ja ka vanemad härrasmehed, kes vist in corpore peaaegu kukkusid motoristi eksamil läbi ja nemad kahtlustavad, et see on selline suunatud läbi kukutamine, igatahes kired sellises rahulikus, muidu asjalikus õppeasutuses on lõkkele löönud ja siin tuli ka praegu Transpordiameti ametnike kohale on ees ootamas selline arutelusid täispäev, aga meie lähme korraks kraadime seda temperatuuri ja saame ehk asjaosaliste isikutega rääkida, nii et tulge meiega, kellega mahti on. Siin on üks 40 hobujõuline laevamootor. Näeb mõneti teissugune välja, kui muidu inimesed harjunud on, aga see on väga oluline õppevahend saamaks aru. Aga läheme trepist üles ja õige pea jõuamegi asjaosaliste juurde. No nii, sisenesime siia Merekooli õpperuumidesse. Tervitus, härrased! Siin te praegu nüüd istutegi kenasti. Siin on Margus. Tere, Margus! Tere! Sina oled motoristi õpetaja. Selge. Vaatan, näod on hästi tõsised. Kõik kardavad sind vist õpetajana. Jah, muidugi loomulikult peavad kartma. Meil on siin karm kord ja süsteemid. Kogu lugu on praegu tegelikult selles, et suurem osa nendest tublidest õpilastest kukkus ootamatult, siis ma saan motoristi eksamil Tallinnas läbi. Faktiliselt mitte, siiski vähemus kukkus läbi. Ahah, nii. Suurem osa sai läbi, nii et... Läbi sai siis niimoodi hindega 3? Hindega sai 3, jah, mis oli ebaõiglane, sellepärast, et eks nad kõik vastasid eri moodi ja oleks pidanud ikka erinevalt hindama. Me räägime korra selle arengu kulgemise läbi. Te olete õppinud programmi järgi, mis on meile antud ja see osutus siis ebapiisavaks. No jah, meile esitati, Tallinna Merekoolist esitati valed küsimused, mille jaoks eksamiks õppida ja teema on muidugi sama, motoristi eksami küsimused või teema. Ja eks õpilased õppisid ja kui eksamile jõudsime, siis küsimused olid suures osas hoopis teised. Ja ka, aga sellest hoolimata enamus, suurem osa, lõviosa õpilastest vastas positiivselt, normaalselt, väga hästi osad. Ja ka sellest hoolimata hindamine oli, nagu ta oli, ehk siis minu meelest täiesti ebaadekvaatne. No mõned näited tuua, milles seda ebaadekvaatsust siis seisab? No näiteks nii mõnedki vastasid täiesti 5 peale, aga said 3. Nii mõnedki vastasid positiivse hinde peale, aga said negatiivse hinde. Ainult ühe negatiivse hindega ma olin enam-vähem nõus. Aga jah, teiste hindamiste puhul ma absoluutselt nõus ei ole. Ma ise olin seal vaatleja ja muidugi ma tean seda eriala, nagu arvata võib päris hästi. Ja osutus hindamine oli täiesti ebaadekvaatne. Hindamist ei põhjendatud korralikult. Hindamist põhjendas väga ebaadekvaatsete väljenditega Transpordiameti esindaja.
Eksamikomisjon koosneb siis tavaliselt Transpordiameti esindaja. Eksamikomisjonis on enamasti kooli esindajad. Varasematel aastatel olin ka mina eksamikomisjonis, sel aastal millegipärast mind eksamikomisjoni ei võetud. Olin seal ainult vaatleja. Aga jah, kooli esindajaid on seal tavaliselt 3 või 4 ning alates siis üle-eelmisest aastast on 1 Transpordiameti esindaja. Et jah, selline koosseis. Ja eksamil iseenesest väga huvitav oli see, et sõna võttis Transpordiameti esindaja peamiselt, kes ei ole eksamikomisjoni esimees, vaid lihtliige. Aga tema domineeris eksamil, käitus seal minu meelest väga ebaadekvaatselt ja mina kahtlustan, et ta oli mingis joobes, aga see on minu kahtlustus, ma ei saa seda tõestada. Aga ta käitus väga ebaadekvaatselt ja esitas väga huvitavaid, minu meelest ka ebaadekvaatseid väljendeid, andis väga kummalisi hinnanguid ja ka koolipoolsed esindajad eksamikomisjonis väga sõna ei võtnud ning esitasid ka väga harva küsimusi, suunavad küsimusi esindas peamiselt ainult Transpordiameti esindaja. Ja tema nendest küsimustest ja aruteludest ma sain aru, et tal on väga kitsad teadmisest laevandusest. Et tal oli ikkagi päris huvitavaid, jällegi ütlen, ebaadekvaatsusi seal arvamustes. Et tegelikult võib-olla jah, kui me ütleme, et ametniku nimi oli siis Veljo Kattago. Jah. Ja. Nimi väga võib-olla oluline ei ole ka. Oluline nüüd on see, et meie headel vaatajatele ei paistaks välja, et nüüd on tegemist inimestega, kes lihtsalt tegelikult ei viitsinud õppida ja õpetajaga, kes siis püüab neid kaitsta. Tegemist on sellise lennuga, kes on käinud siis keskmisest ikka oluliselt kohusetundlikumalt koolis. Ja siin on taust on inimestel, sellise tehnika taust on ikka enamikul. Ja enamikul on tehnika taust ja enamik on õppides väga tublid olnud ja tunnevad ikka asja küll. Nii et ma ütlen ausalt, tõepoolest. Ma olen üldiselt ise eksamitel üpriski karm, kui ma eksamikomisjonis olen ja üldiselt sageli ei halasta oma õpilastele ka. Aga ma ütlen tõesti, seekord oli täiesti ebaadekvaatne hindamine. Ma ei ütle, et kõik vastasid 5 peale või midagi sellist, aga ütleks niimoodi, et tulemus oli väga ebaadekvaatne. See ei vastanud reaalsus ja ma ütlesin sellega kohe seal välja seal eksamil. Aga esitasite vaide, et see positiivset vastust ei leidnud ja vaide esitasid õpilased ja meie suhtlesime aktiivselt kooli Tallinna osakonnaga, Tallinna peakorteriga. Saime sealt üpriski uduseid ja kummalisi vastuseid ja mina esitasin kaebusega Transpordiametile, millele ma vastust senimaani saanud ei ole. Vastuseks saime siis selle järelevalve, kuidas seda nimetati, järelevalve organ nähtavasti. Järelevalve protseduuri või järelevalve menetluse. Vastuseks saime järelevalve menetluse. See, mis praegu siis täna algabki siin. Jah, just. Et täna praegu me olemegi, kuupäev on siis 13. mai, oleme Merekooli Tartu filiaalis, kus algab siis järelevalve menetlus, sellepärast, et õpilased ei ole endale selgeks teinud nõutaval määral siis õpitud ainet, saades küll vanemmadruse eksamil head ja väga head tulemused, motoristi eksamil siis nagu vastupidi väga halvad tulemused, mis nagu loogiline ka ei ole. Huvitav on see, et Transpordiamet tegi vist veebruaris meie üle kooli üldise järelevalve menetluse ja mitte mingisugused probleeme minu erialal ei leitud. Et väga huvitav, kuidas nende suhtumised on nüüd mõne kuuga muutunud. Selge, täna siis saame ka natuke teada, lõhnab siis tervitus. Lõhnab siis selle järgi, et nii mitmeski kord on Merekooli nagu olemus ja vajalikkus laiemas plaanis seatud kahtluse alla. Nüüd võibolla selliseid Tartu Merekooli osakonna vajalikkus seatud kahtluse alla, kasutades seda seekord siis selliseid imelikke võibolla teid. No siin praegu lend istub, siin vaatame
siin on Olev. Tere, Olev! Tere! No, kuidas sul koolis läheb? No ikka hästi läheb. On hea koolipoisi tunne? On ikka. Sina said motoristi eksami läbi? Ei saanud läbi. Miks sa siis nii vähe tead? No võta kinni, et omast arust vastasin kõikidele küsimustele täiesti positiivselt ja ka lisaküsimustele, aga ma arvasin, et kui 5 ei tule, siis 4 tuleb, aga üllatust tuli hoopis negatiivne. Aga kuidas teil on siis, härrased, on nüüd uuesti korduseksamile mineku plaan või kuidas te taktika olete siis püüdnud sättida? No õnneks ma ei pea korduseksami. Sinul läks hästi? Mul läks selles mõttes hästi, et ma sain ka 3. Ja lootsid ikka rohkemad? Ma lootsin, et ma saan läbi. Meil on niimoodi, et kõigepealt see teooria, käime läbi selle teooria ja nüüd meil algab praktika, et nüüd me alles tutvume nende mootoritega, aga seal nagu nõuti, et me oleksime juba väga palju tutvunud praktikas mootoritega. Jah, no arva, aitäh. Ma mõtlen, kes võiks olla selline tore kõige võib-olla Ülar. Ülar, milline seos sinu mootoritega muidu on? Minu kokkupuutu mootoritega on väga harv, aga eksamiks ma olin korralikult valmistunud. Eksami sain ka läbi, aga ma vaidlustasin selle eksami tulemuse selle tõttu, et minu arvates, nagu ka juba mootoriõpetaja rääkis, et selle ühe eksamikomisjoni välise liikme käitumine oli täiesti ebaadekvaatne ja isegi alandav õppurite suhtes. Kuigi meil on tegemist siin suuremas hulgas juba vanemate inimestega, mitte ütelda vanemate inimestega, et siis Tallinna merekooli õppurid on ju 16-aastased. Et kui me näeme, et inimene, kes tuleb sellise vanglamentaliteediga 16-aastaste noorte juurde, siis loomulikult ta leiab endale neid järglasi, kes hindavad sellist käitumist, aga me ei kasvata kuidagi täisväärtuslikku ühiskonna liiget sellest inimesest, kui tema suhtumine inisemalt teistesse inimestele on samasugune. Ja on, et praegu sellest eksami protseduurist jäi siis ikkagi väga mõru maik suhu? Eksami protseduurist jäi tõesti väga mõru maik suhu, et mis siis, et mul on see motoristi eksam tehtud ja tulemus on käes. Et ma ei saa lasta, et sellised inimesed meie õppeasutustes oleksid hindajad. Nüüd me oleme tulnud õppeklassist ära, tuleme tulnud suurde avarasse aula suurusesse kabinetti. Teine kursus. Praegu on terminoloogia jaamas. On praegu, jah? Jah, õppereisil. Selge. Meil on Merekooli Tartu osakonna siseveelaeva juhi õpetaja Lembit Põlds. Tere, Lembit! Tervist! Täna on selline omamoodi, täna on 13. kuupäev. Ma näen, et sa oled kalendris isegi edasi lükanud 14. kuupäeva peale, sest sa põhimõtteliselt 13. kuupäev ise. Tahaks. Laevanduses on see 13. kuupäev kohe eriti selline. Mitte kõigile, jah? Aga sul on miks? Ma isegi ei mäleta, aga parem karta kui kahetseda. Ei maksa selle 13 peale, mis on üldiselt ebameeldiv number peatuma jääda. Näitab isegi tänane päev seda, et meil tulid külalised, kes ei ole heade soovidega meile saabunud. Aga toredad inimesed kindlasti, aga millised soovid neil siis on? Ma ei oska öelda. Praegu on siis olukord selline, nii nagu alguses päris sissejuhatuses rääkisime Merekooli ukse taga, et plaan on vist umbes, mina pakun välja küll 10 juba selline, et 10 plaan, et paneme Merekooli Tartu osakonna kinni. Niisugused mõtted on mõlkunud, ma ütleksin, aegadest alguses peale, et Tartu Merekool on lihtsalt Tallinna inimeste mõistes üks pisikene kool, kes tegeleb päästepaatide ja mootorpaatidega. Tegelikult me õpetame laeva juhtimist laevade tüürimeestele ja laevade mehaanikutele. Näiteks, kui me õpetame madrus, siis see madrus võib sõita kõikidel laevadel üle maailma. Kui me õpetame motoristi, siis see võib sõita kõikidel laevadel üle maailma. Ja peale selle siseveelaeva juht, see on siis meie siseveelaeva piirkond, mis on siis fikseeritud dokumentides. Ja
selleks on siis 2 aastat õppimist ja päris niisugust üksikasjalist, mida ma ise ka arvan, et kas mitte liiga palju ei ole seda õppimist, et te saate liiga targaks. Et mere peal, merekaptenid teavad neid asjasid, mida mina vahetevahel siin räägin. Ja. Seda mõtledki, et mis siin jõe peal siis nüüd on, et sõidad ikka üles ja allavoolu ja järve peal ka. Ja... Siin on natukene keerulisem, sest mere peal on neid hoovuseid justkui korduvaid, aga jõe peal on see hoovus kogu aeg olemas ja sa pead selle hoovusega kogu aeg arvestama jõe peal selle vooluga. Nii et sildumine ja äraminek ja kõik see, mina tegelen rohkem algusest peale, see oli 77 aasta, kui ma hakkasin Tartu Jõesadamas õpetama neid Tartu Jõesadama kooli õpilasi. Järgmisel aastal saab 50 aastat ehk teiste sõnadega pool sajandit. Ja väikeste vahedega, aga ma olen seda tööd teinud pool sajandit. Ja nagu sa ütlesid, et see on olnud algusest saadik, on selline natuke tülikavõitu kool olnud, et ei ole saanud siis otsustajatele väga täpselt ära seletada, millega siin tegeldakse. Ma ütleksin, esimesed aastad, 90-ndad ja 20-ndad ei olnud probleeme. Aga mõninga suhtumisega isegi telefoni teel, kui on 2 või 3 korda on suheldud, siis ma ei ole sealt abi ega nõu saanud ülevalt. Ma ei ole. Kui sa juba telefoni teel ei saa inimesega kontakti, siis on mõtet tema juurde minna, et midagi saada ja küsida. Ja kui nüüd laiale avalikkusele püüda seletada, et siseveelaeva juhte on edaspidi ka ju tarvis. Ja kui neid hakata nüüd näiteks pealinnas koolitama, siis väga palju sisevett seal ei ole, et praktikal peaks ikkagi käima ju ikkagi Tartus või Emajõe peal, et see asi jällegi, kas ta annab nüüd mingit väga suurt rahalist kokkuhoidu või administratiivset, et ei oskagi öelda? Vastupidi, see on kahjulik, sest siseveed on Emajõgi, Peipsi ja Pihkva järv, Võrtsjärv, Tallinnast ei ole siia mingit asja ei ole siia. Tartu ja Tartu ümbrus inimesed käivad meie koolis. Vahel arva mõni juht, on ka juhuseid, kus käiakse Tallinnast siia õppimas, kujutad, et missugused kulutused need on inimese jaoks. Aga muidu on Tartu inimesed ja Tartu poisid ja Tartu tüdrukud. Lõuna-Eesti omad on ka Võrus käidud, jah, on ka Valgast on käidud, jah. Kuidas tundub, eks see vajadus selliste spetsialistide järgi ongi selline, et 10. Vaat see on õige. Kuskil meie basseinis sisevetel peaks olema 15-20 laeva, millel on meeskondasid vaja. Meeskondasid on igale ühele peale vähemalt 4 tükki. Ja kui nüüd 20 laeva korrutame 4-ga palju saame? No ikka peaaegu vaata 100, 80. Ma arvasin seda, et inimesele meeldib säilitada ühte töökohta 3, 4, 5 aastat, siis ta võib mujale minna. See on just, minul on ka elus niimoodi, et ma olen vahetanud iga 5-6 aasta tagant seda suunda. Ja nii võib ka jõe peal. Sellepärast ongi seda iga aasta kuskil 7-8 kuni 10 ütleme, on kindlasti vaja uusi, sest lähevad ära inimesed. Lähevad rotatsiooni kodas ära. Ja ei ole sugu, kui ühtegi võtta ei ole, mida see reederid teevad, laeva omanikud, neil ei ole ühtegi madrustega, ühtegi tüürimistega. Ega reeder ei saa siis üksinda sõita laeva peal. Nii ta paraku ei saa, et meil on siin viimastel aastatel tulnud... Reeder ei pea üldse sõitma, ta on omanik, ta võtab kasumit. Mõnikord reeder ei tohigi sõita, ei tohiks. Meil on kõik reederid minu teada on ikka paberitega. Nii see Emajõe omapära tegelikult ju on ka, et see just, need numbrid on selle jaoks mõeldud, et kui mõned arvavad, et kuhu need inimesed lähevad, kogu aeg tulevad siit vupsid koolist välja, ükski laev ei sõida, et selleks peab natukene ikkagi olukorda süüvima, et viimastel aastatel ainuüksi reisilaevu on tulnud arvukalt juurde, just selliseid reisilaevu, kus on tõesti meeskonda vaja rohkem kui see nõutud reisilaeva puhul, see miinimum nõue on 2.
mis on siis, tähendab, eripära on see, et aetakse segamini väikelaevad ja laevad. Need, kellel on üle 12 reisija peal ja seal teised parameetrid, need on laevad ja nendel peab olema meie kool tagavad, meie neid õpetama ka mootorpaadid ja sõudepaadid ja väiksemad purjepaadid ja kõik väiksemad alused. Need käivad kursustel ja palju tahavad seal segamini, et need on just ükski sama ei ole. Meil on 2 aastat õppe. Nemad saavad 1 kuuga õhtuti selle oma hariduse kätte. Meil on ikka 10 kordi suurem haridus. Nii, kui me nüüd Lembituga võtame jutu otsa praegu kokku, tahaks rääkida ikka paar päeva kohe. Aga et praegusel hetkel ei ole tegemist sellise ühe väikese kapseldunud Tartu oludesse tukkuma jäänud seltskonnaga, kes oma kohta niimoodi siit väga kiivalt kaitseb, vaid et siin õpetatakse reaalselt mehi ja naisi, kelle töö ja panus Eesti riigi toimivusse on hädavajalik. Näiteks esimesel kursusel viimased madruse eksamid, mis olid 6-5, mõni 4 ja 1-3. Nii, et paremini ei saa, keskmine oli 4,5 madruseksamil ja need võivad sõita madrustana kõikidel laevadel üle ookeanide. Vaat sellepärast siis Tallinn neid kontrollibki seal Tallinna eksamid, Tallinna omad. Samuti motoristi eksamid on Tallinnas, aga ülejäänud eksamid on meil siin Tartus Sirevete kohta. Aga nüüd algas vist teises klassiruumis algas tänane tähtis koosolek. Me piskame kõrva peale. Ma kommenteeriks niimoodi, et ma ei ole aru saanud, mille kohta see, sest kirjad on tulnud erisugused ja kas poiste, kes said 2 ja alaväärsused 3, ka tegelevad, ka sellega tegeldakse või on seal midagi muud? Lähme uurime. On riiklik järelevalve menetlus. Nemad on tulnud siia tegema riikliku järelevalve menetlust. Mida see tähendab täpselt? Võib-olla on see nende peades olemas, ma ei tea. Peab kuulama. Peab kuulama. Aitäh, Lemmit. Aitäh. Arvata ära, milline on siis sünkroniseerimismoodul. Siis ta hüppas ise sinna püsti, tuli mu kõrvale ja ütles, et jah. Ei tea hetkevad tulemust. Edu. Ja eks ta niimoodi on. Oleks võinud paremad mõtted tulla nagu varem pähe. Tuli alles eile õhtul. Ja tegelikult praegu sellises käitumises järelevalveametnike poolt ei olnud ka mitte midagi nagu taunitavat, sest nad tõesti ei teadnud seda olukorda, mis praegu mille ette ma nad praegu panin, aga me saame pärast rääkida loomulikult siis sellest ka, kuhu see põhjalik arutelu siis lõpuks jõudis. No nõnda, head inimesed, et olla lõpuni kristallselt aus, siis eelmise jutuajamise või sekund tagasi peetud kõne Lembituga ja praegu räägitava jutu vahe on mitu ööpäeva. Vahepeal oli kohal siis Tartu Merekooli Tartu filiaalis ka riiklik järelevalve organ, päris mitmest heast inimesest spetsialistist koosneb ja eks nemad siis valvasid hoolega järele, aga meie kaamerat sinna protsessi ei lubatud ja saadeti meid välja. Sellepärast ka, et eks oleks võinud varem küsida. Kuid meil on praegu nüüd võimalik siis Merekooli Tartu filiaali juhataja Indrek Särg on mikrofonis. Tere, Indrek! Tere, Kaute! Nüüd on paar päeva mööda saanud ja inimeste kartused sellest, et Merekooli Tartu osakond suletakse. Kas selle võib teema praegu maha võtta või kuidas seis on? No tahaks loota jah, et käidi meid 4-liikmelise delegatsiooniga siin kontrollimas ja üle vaatamas ja nagu ma natuke kuulnud olen, siis pigem olid need muljed, mis saadi siis ikka positiivsed, nii et ma arvan, et esialgu ei ole Tartus merehariduse lõpetamine küll õnneks teema ja eks seda olekski väga keeruline lõpetada, aga kahtlemata raskusi ja niisugusi igasugu keerukusi on võimalik, et meile veel ette veeretatakse, jah, kahjuks.
et tunne on selline praegu Tartu osakonna õppijatel ja pedagoogidel ja juhtkonnal, et ega ta natuke tülikavõitu õppeasutusi vist on. No siin ma saan aru, et jah, õpilastel tekkis selline mulje, et meid kiusatakse, et neid kiusatakse ja et võib-olla kiusatakse siis seda meie filiaalikest ka. Noh, eks meil käidi siin ka kinnitamas, et ei, et ikka mingit kiusamist ei ole, et tegelikult asjad lihtsalt kuidagi niimoodi kujunesid. No vaatame siis, mis siis edasised sammud näitavad, aga meil on küll nii olnud, et meil ei ole mitte kunagi üheski sellises eksamis, mida me käime Tallinnas tegemas, neid on 2, üks on siis vanem madruse eksam, teine on vanem motoristi eksam. Et meil ei ole kunagi selliseid muresid olnud, et oleks massiliselt läbi kukutud või et oleks eksami tulemused kuidagi kehvad olnud, vastupidi. Tartus õppijatel on need siiamaani alati olnud väga head. Niimoodi 4, 5, mõni üksik 3. Ja keskmise tulemusena ikkagi parem. Nii et minu jaoks oli selline eksami käik, et nüüd 4 inimest läbi kukub ja 5 inimest saavad 3. Minu jaoks oli see küll väga kummaline ja üllatav. Ma alguses nagu ei tahtnud hästi uskudagi, et kuulge, et see asi ei ole lihtsalt võimalik. Aga jah, väga korduvalt kinnitati, et jah, oligi selline olukord, kus justkui ei teatud mingisuguseid küsimusi meie õpilaste poolt ja mingisugustele küsimustele kas ei osatud vastata või vastata liiga vähe ja mis kõik seal oli. Aga mina saan omalt poolt öelda, et mina näen küll, et meile ei saadetud ka õigeid kordamisküsimusi. Kordamisküsimused on kooli kodulehel väljas, aga need muudeti siis mingil ajal on ära muudetud ja meile seda lisadega või seda muudetud varianti ei ole saadetud ja siiamaani ei ole saadetud minu teada. Nii et jääb üldse küsitavaks, et kuidas me siis korduseksamile oma õpilasi saadame, kui isegi õigeid eksami küsimusi ei tea. Korduseksam eiga väga kaua enam sinna ei lähe, et see on nüüd kuskil juunikuu alguses. See on juunikuu alguses, jah, kas 2. või 3. juunil, nii et minu meelest oleks õige aeg küll saata need õiged küsimused siis meile juba kindlasti ära. Et võis jääda nüüd mulje, ja alati ongi see, et kas see päris nii on, aga just ka see, et kui juba selline mulje inimestel jääb, et oli kuidagi soov näidata Tartu kooli õpet väga sellises kehvas valguses ja leida siis sealt tuge otsuseks, et ei ole seda õppeasutust siia tarbis. No meil tekkis ka selline kahtlus ja kuna me oleme siiamaani alati paistnud silma nii-öelda heade teadmiste ja heade tulemustega, siis meile oli see niisugune väga ootamatu asjade pööre, seda enam, et paar nädalat varem käis meie esimene kursus siis madruse eksamil, kus enamus inimesi said 5. Nii et kuidas saab olla niimoodi, et madruse eksamil enamus inimesi saavad 5 ja motoristi eksamil vaevu tullakse 3-dele, et see on, minu jaoks on see arusaamatu. No tegelikult väike kujundlik näite ka, et siin rääkija ise lõpetas kunagi selle eriala siis kiituskirjaga koos meie hea sõbra Olaf Suuderiga. Anti Merekooli poolt kiituskirja, nii sooda ei ole ma kunagi peast olnud, et ma arvaks, et ma olen päriselt nendest meestest, kes selle eksami siis 2 peale tegid, nii palju targem, et põlised mootorimehed, eluaeg tehnikaga tegelenud, pluss väga kohusetundlikud kooliskäijad ja läbinud selle materjali 2 korda. Selle mahu ma saan juba aru, kuna nad olid kõik kogu aeg koolis, siis nad seda ka said. Jah, ma just ütlekski, et see esimene kursus on meil hästi tore ja selline väga õpihimuline kursus ja nende tulemused on alati olnud sellised, et mind on rõõmustanud, kõiki teisi õppejõude on rõõmustanud. Nii et minu jaoks on siiski väga palju niisugusi asjaolusid, mida mina ei näe, et need oleksid normaalsed sellise eksami puhul.
et miks tarvitatakse selliseid üleolevaid väljendeid meie õpilaste suhtes, nagu seal eksamil pruugiti ja nii edasi. Et see ei jäta head muljet ja kogu see asjaajamine tundus niisugune väga-väga suurte küsimärkidega. Aitäh, Indrek Särg ja kogu kooliperele praegu edu jõudu, eksamite aeg on ju praegu pooleli veel ja kursantidele kindlasti on selline elev ja närviline aeg, et varsti algavad taas tunnid, et jätame teid siis tööle. Aitäh, ma loodan, et küll me need murekohad ära lahendame ja inimesed on tõesti esimesel kursusel väga tublid, mul on nende üle väga hea meel ja ma loodan, et kui selle üks kummalise arusaamatuse siin saab ära lahendada, siis nendest tulevikus saavad väga tublid ja toredad laevajuhid. No näete, kallid televaatajad, teie jaimagi, et vahepeal sellest viimasest kaadrist, mis ennist oli, on nüüd juba 6 ja rohkem mööda saanud. Oleme siia tulnud toreda tubli merekooli kadeti Ülar Lõhmusega Emajõe äärde karnevalikostüümid seljas, nii nagu härra Kattago mainis nende kohta. Võtame siis selle saate esiotsa sellega kokku, et olukord Ülar on siis praegu selline, et mitu järelevalve protsessi on siis käimas. Ja hetkel on siis Transpordiamet algatanud järelevalvemenetluse, mis on siis pooleli merekooli suhtes ja seal siis hinnatakse merekooli õppe vastavust ja siis ka selle eksami läbiviimise vastavust siis seadustele. Ja teisena siis minu palvel väljastada merekoolist eksami protokollid ja hindamiskriteeriumid ei ole saanud vastust, selle tõttu ma siis tegin omakorda taotluse Andmekaitse Inspektsiooni, et nad siis analüüsiksid, kas merekool on eksinud mõne siis seaduse vasta, et nad ei väljasta mulle vastavaid dokumente. Ja sellega avati siis teine järelevalvemenetlus Andmekaitse Inspektsiooni poolt. Seal oli pikk nimekiri asju, mida sa soovisid seal teada saada, et äkki tood mõned tähtsamad välja, aga need kõik olid tähtsad. Minu jaoks on oluline, et see eksami läbiviimine oleks meie kõigi jaoks läbipaistev ja siis objektiivne. Sellega siis ma palusin merekoolist väljastada eksami protokollid, hindamiskriteeriumid, hindamislehed, eksamikomisjoni koosseisud ja siis mõned meie ettevalmistuslehed, minu ettevalmistuslehed muidugi, et mida ma ei ole siis hetkel saanud, et saaks siis hinnata, et kust kohast tuli siis välja määratud hinne, mis mulle siis pandi. Et hetkel ma olen saanud merekoolilt vastus ainult vaidele, kus mitte vaidekomisjoni esimees, vaid ka siis eksamikomisjoni esimees kinnitab, et minu hinne jääb samaks, aga kuna oli pileti küsimustes oli ebatäiuslikke vastuseid, siis nad ei vaata seda ümber, aga see on kõik vastuolus sellele, mis tegelikult toimus, et midagi sellist ei olnud, kuna mul piletis 4 küsimust oli, mille ma vastasin kõigile ära ja mul esitati ainult ühele küsimusele lisaküsimus, et see ei vasta tõele. Selge. Aga nüüd, kuidas see mulje jääb? Tegelikult me oleme ka merekooli direktoriga vahepeal suhelnud ja tema arvates on kõik need arengud ja olukorrad tegelikult normaalsed ja kõik on nagu hästi. Et millest saab siis tulla tegelikult nii suur erinevus kooli ja kadettide vahel nägemuses siis eksami tulemust? No üks on ühte ja teine täpselt teistpidi meelt niimoodi, et no eksami tulemused kooli poolt pandi mingi kriteeriumite järgi ja seda me küsimegi, mis kriteeriumid siis need olid, mille järgi. Need peaksid olema rahvusvahelised merekvalifikatsiooni kriteeriumid, mis oleksid kõigil ühtse samamoodi. Ja siis me soovimegi näha, et kuidas neid siis täideti. Aga mida meile hetkel ei ole nagu võimalus leitud väljastada. Selge, mina tavalise lihtsa inimesena võin rääkida näiteks sellest, et kuidas see mulle paistab. Mulle paistab lihtsalt see, et merekooli Tartu osakonda sulgeda oli juba ammu plaanis ja praegu lihtsalt leiti selleks selline väikene võimalus, et näidata, et merekoolis siin Tartus ei toimu normaalset õpet. Et kas sulle ei ka selline tunne? Meile kõigile kohe esimesel hetkel selline tunne, aga kuna nüüd on 2 menetlust alles pooleli, siis ma saan rääkida ainult faktidest ja oma läbielatud kogemustest, et mingit analüüsi hetkel ja siis hinnangud ma andma ei tahaks hakata.
Teeme niimoodi, küll lõpuks kõik jälle korda saab. Nii ütles ka minu sõbra ämm, kes jäi trolli alla ja tuli sealt kõpsti püsti ja ütles, et elus on hullematki juhtunud, et loodetavasti saab lõpuks ikkagi kõik korda. Siseveelaeva hariduse andmine Tartus jätkub. Loomulikult on kõiki asju võimalik alati elus paremini teha, aga üks selline soovitus oleks ikkagi ametnikele, kui te tahate midagi kinni panna, siis tuleb tulla ja ütelda rahulikult. Meil on raha vähe, me peame selle asutuse sulgema, mitte et paljude inimeste elutöö ja pingutus kuidagi ära nullida ja seda lasta imelikus valguses paista. Aitäh, aga Ülar, jõudu edu! Aitäh! Kõikidele, kes nii vee peal kui vee ääres, mõnusat suve ja Ankruseas saade praegu lõpetab ja soovib teid, et tulge ikka laeva peale, olgu ta siis suur või väike, keskmine või hoopis äkki teie enda peas mõttes veel alles seilamas.